Mis juhtub meiega siis, kui me millegi üle vihastame, kui me endast välja läheme? Sisuliselt, mis juhtub, on see, et emotsioon hakkab juhtima meid. Mitte meie ei juhi enam ennast, vaid emotsioon paneb meid käituma, ütlema teistele kehvasti, tegema asju, mida me pärast kahetseme. Emotsioon juhib meid. Mida siis teha selleks, et see emotsioon enda kuklast lahti lasta ja juhtimine tagasi enda kätesse võtta? Üks meetod on selline, mille nimetuseks on huvitav olukord. Ja huvitav olukord tähendab seda, et kui tekib järjekordne probleem, siis suhtuda sellesse uudishimuga. Näiteks, autorehv läheb katki. Huvitav olukord. Jääd haigeks, ei saa tähtsale kohtumisele minna. Huvitav olukord. Mõni tähtis tehing tühistatakse. Huvitav olukord. Mida huvitav olukord teeb, on ta võtab selle probleemi su kuklast ära, sa paned ta enda kõrvale, vaatad talle peale ja ütled, sa oled üks huvitav olukord. Mis me teeme sinuga? Kas ma lahendan sind? Kas ma ignoreerin sind? Kas ma võitlen sinuga? Ja nendes hetkedes me saame hakata otsuseid tegema. Ja ma tean, alguses see huvitav olukord on raske rakendada. Ka mina, kui ma sellega alustasin, alguses tunne oli, et huvitav olukord raisk. Aga kui ma mõnda aega olin katsetanud, sain ma aru, et tänu sellele huvitava olukorra seisundile leian ma oluliselt paremaid lahendusi enda probleemidele. Ja see uudishimu on see, mis avab meie meeled. Aga üks väike erand on. Juhul, kui sa töötad päästeametis, kiirabis, siis võib-olla igas olukorras ei sobi huvitav olukord. No näiteks, kui maja põleb, siis ei ole kohane enda kolleegiga lihtsalt seista ja vaadata, huvitav olukord, vaata kui toredalt maja põleb. Tõepoolest, ma polegi näinud seda nõnda. Vaid siis on vaja minna ja tegutseda. Aga olgem ausad, kui paljud need probleemid, mis meid endast välja viivad, on tegelikult eluohtlikud? Versus, kuivõrd need probleemid on tegelikult lihtsalt ühed huvitavad olukorrad.